Kolmapäeval 5. märtsil külastas Hiiumaad haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo. Visiidi eesmärgiks oli allkirjastada koostööleppe Hiiu vallaga, mille kohaselt alustab Kärdlas 2016. aasta sügisel riigigümnaasium. Teiseks allkirjastati leppe, millel kohaselt läheb praegu riigile kuuluv Kõpu internaatkool Hiiu valla omandisse. Pidulikul kogunemisel Kärdla muusikakooli saalis tutvustas Hiiumaa muuseumi teadusdirektor Helgi Põllo lühidalt Hiiumaa hariduslugu, tõstes eriliselt esile kirikute ja Kalevi vabriku rolli Hiiumaa hariduselu arengus. Üks nutikas ja tark Pühalepa kihelkonna poiss Tõnis on pannud kirja toreda lause. Tarkus on kõikide kunstide meist. Kui ei oleks tulnud mõtet 185 aastat tagasi Kärdasse Kalevi vabrikut, oleks pilt meie hariduselust absoluutselt teine. Vabrik nõudis uusi väljakutseid, uut haritlaskonda, uusi teadmisi, uusi oskusi ja Kärdla hariduselus enne 19. sajandit me ei teadnud peaaegu mitte midagi. Aga siis läks kiireks. Juba 1830 vabrikukool, koole oli vaja nii töötajate lastele kui ametnike lastele, oli saksakeelseid koole, eestikeelseid koole, vallakoole, kõike, mida siis kooliharidus ja riik pakkus. 20. sajandil oli Kärdlas haridusseltsi kool, erakool, liideti poiste ja tütarlaste koolid, vallakoolid, aga ikka oli vähe. Ikka oli kõrgemat haridust vaja, liidlased hakkasid rääkima keskkoolist. Alguses küll oli tegemist kõrgema algkooli rajamisega 1919. Selge, et kõik koolide ruumid ja majad jäid väikeseks ja aastal 1930 sai valmis see maja, milles me praegu ikka veel rõõmsalt oleme ja toimetame. Aastaks 1940 oli päris keskkool moodustatud. Ja nüüd me oleme siis uue ootuse lävel, et hiidlaste haridustee oleks täiuslikum, parem ja et me teaksime, et tarkus on kõikide kunstide meist. Minister tõstis esile Hiiumaa kõrget haridustaset, mille aluseks on kodud ja head õpetajad. Samas väljendas ta lootust, et riigigümnaasium hakkab andma veelgi kvaliteetsemat haridust. Me oleme Eestis harjunud või vähemasti suur hulk eestlasi, eriti tartlased on harjunud arvama, et Tartu on Eesti hariduspealinn ja Tartus saab parimat haridust. Aga kui me vaatasime üle Eesti selle rahvusvahelise võrdlusuuringu PISA tulemusi, siis tuli välja, et hiidlased on paljudes valdkondades tublimadki kui tartlased ja tartumaalased ja rääkimata teistest Eesti piirkondadest. Ja ju on siin õpetajate töö, ju on siin paljude perede ja laste töö ja natuke ilmselt ka seda ajalugu, mida siin meile ette kanti. Et selle eest tahaks kõigile aitäh öelda ja julgustada, et see niisugune tarkuse tagaajamine vaim siit Hiiumaalt kaduma ei läheks. Miks riigigümnaasium? Kahe põhjusel. Tasapisi seoses laste arvu vähenemisega ja inimeste äraliikumisega me näeme, et suur hulk gümnaasiumi jääb väiksemaks, paraku ka nõrgemaks. Ja sellepärast on üsna selge, et kui me tahame, et igas maakonnas oleks kesktaseme õppeasutus ja see oleks hea tase, usaldusväärne kõikide laste ja laste vanemate jaoks, et siis peame midagi tegema. Ja kogu seda kohustust panna ainult siis selle linna peale, et see oleks nagu ülejäämeid. Ja sellepärast on see otsus vastu vähemasti ühe riigigümnaasiumi igasse maakonnas. Ja siis ka Hiiumaale, mida väiksemasse maakonnas. Ja sellepärast on praegu kindlasti niisugune tahtmine, et see gümnaasium, mis siia siis riigigümnaasiumina tuleb, eeldata aasta 1. septembril 2016, et see jääks ettenähtavasse tulevikku. Olgu siis siin lapsi natuke rohkem ja natukene vähem, aga gümnaasium saab siin olema. Ja et see gümnaasium oleks sama hea gümnaasium kui senised gümnaasiumid, loodetavasti natuke parem, aga kindlasti sama hea ja jällegi natuke parem kui need gümnaasiumid, mis on suurtes linnades.
Ja teine otsus täna on Kõpu kooli osas, et see väike kool on siiamaani riigi hooldada olnud, aga ilmselt on lihtsam ja mõistlikum ja kogukonnale lähedasem, kui seda teeb edaspidi kohalik omavalitsus ehk Hiiu vald. Riik jätkab selle kooli toetamist, sest need erivajadustega lapsed kindlasti vajavad suuremat toetust ja seda riik edaspidi kindlustada tagama loodan, et need kokkuleppimised sõlmitud ka hetke. Maavanem Riho Rahuoja kiitis Hiiu vallavalitsust otsuse eest munitsipaliseerida Kõpu kool ja tunneb sündiva riigigümnaasiumi üle suurt rõõmu. Ma tahaks tunnustada Hiiu vallavalitsust ja Hiiu vallavolikogu ka selle eest, et otsustati Kõpu kool munitsipaliseerida. See on minu arust päris julge samm ja õige samm selles mõttes, et kui meil tekivad mingites asjades kõhklused ja me väga täpselt ei tea, kuidas mingid asjad võivad kujuneda, siis on kõige õigem see nagu enda kätte võtta ja teha nii, nagu me seda tahame teha. Minu poolt palju õnnitusega need lepingud on meie näitavad meie arengut ja jätkusuutlikkust. Hiiu valla vanem Georg Linkov juhtis tähelepanu asjaolule, et lepingud kirjutatakse alla just tuhkapäeval, mil majad pühiti puhtaks tolmust, mustast ja kõigest halvast. Meil rääkis vallavanem vajadusest ajaga kaasas käia ja rakendada tulevikku suunatud küpseid ideid. Ja kui me täna oleme jõudnud päeva, kus toimub reaalselt lepingute sõlmimine, siis tegelikult seda otsust ei tehtud niimoodi uisapäisa, et see on nüüd võtnud aega üle aasta. Ja see on väga põhimõtteline strateegiline otsus. Et ma arvan, me teeme selle merereisi kaasa, aeg näitab, kas siis, kuna tuhkapäeval ikkagi raputati ka tuhka pähe, et kas me peame tuhka pähe raputama või ei pea, tõenäoliselt ei pea, sest see ei olnud selle päeva mõte. Ja tuleme kõik elusana ja tervetena sealt merereisilt tagasi. Aitäh! Uus riigigümnaasium alustab õppetegevust 2016. aasta 1. septembril. Minu Eestimaa püsib kõrgustab põldude ristikul. Minu Eestimaa püsib kõrgustab kirjada kodune. Minu Eestimaa püsib kõrgustab kutseb maine, sest kuule. Minu Eestimaa püsib minus ja kestab. Hiidlased ei taha mitte midagi ju tasuta. Et teadupärast meil on juba 2007. aastast saarel oma raha, Hiiu euro. Nii et ma arvan, et igati paslik oleks anda see siis Kõpu kooli eest vastu, et nad ei saaks seal mandri rääkida, et nad ainult meile midagi tasuta.